Koolivaheaeg ja sellega seoses ka reisimise hooaeg on algamas. Eestis on aga probleem selles, et vaktsineerimise hõlmatus on väikene ja Euroopast või ka reisidelt võib kaasa tuua erinevaid haigusi. Kui suure riski ees me nüüd seisame? Ajalooliselt oli Eestis hõlmatus vaktsineerimisega päris kõrgel tasemel, kuid viimase 10 aasta jooksul täheldame langustrendi ja viimastel aastatel on hõlmatus vaktsineerimisega langenud kriitilise tasemeni. 2023. aastal oli kõigist 2-aastastest saanud vajalikud vaktsiinid, mille hulka kuuluvad näiteks difteeria, teetanus, läkaköha, leetrid ja punetised 83,5% ja 2024. aastal 83,3%. 7. eluaastaks on vaktsineeritud 63%, 8. 78% lastest. 14-aastased ja 16-aastased on vaktsineeritud 74%. Tekitab muret ka hõlmatust revaktsineerimisega koolilastel, mis moodustas eelmise aasta lõpus 63–74%. Nii et sellise hõlmatusega on muidugi väga suur oht, et ammu unustatud haigused võivad Eestisse tagasi tulla. Ühest küljest on vaktsiinid oma enda hea töö ohvrid, et näiteks laste halvatust Eestis pole diagnoositud aastast 1961, ehk siis meil on juba terve 2 põlvkonda inimesi, kes ei olegi laste halvatust kunagi näinud ja ei oskagi karta või ei tea, mis asi see on. Uute võimalike haiguspuhangute ennetamiseks peaks vaktsineerimise hõlmatus olema vähemalt 95%. Eestis on olemas vaktsineerimise kalender, kus on kõik vajalikud 14 vaktsiini ja nende vanuserühmad kirjas. Kellel on oma vaktsineerimispass üle vaadatud ja teab, millist vaktsiini vaja oleks, siis päris nii lihtsalt ukse taha ja koputada sisse astuda ei saa, et ikka tuleb enne aeg broneerida. Vaktsineerimisega peab käima koos nõustamine, et kas inimesel on kaasuvaid haiguseid, kas tal on ravimeid, mis ei pruugi kokku sobida teatud vaktsiinidega. Praegu oleme olukorras, kus tänu aastate tagusele heale vaktsineeritusele oleme Eestis siiamaani raskematest haigustest priid olnud, kuid see kindlustunne on kui kõndimine õhukesel jääl. Aga see ei tähenda seda, et kõik need nakkushaigused on maailmast üldse kadunud. Näiteks maailmas on endiselt 47 riiki, kus esineb poliomüeliidi haigusjuhte ja puhanguid. Hiljuti teatas Saksamaa difteeria puhangust, mis hõlmas 2 aasta jooksul 126 inimest. Meil on päris ohtlik naaber Läti, kus esineb difteeriat nii haigus kui ka surmajuhte praktiliselt igal aastal. Nii et kõik need nakkushaigused on meist ühe lennu, bussi või laivareisi kaugusel. Leetrite levik on Euroopas viimase aastaga 10-kordistunud. Enne reisimist oleks tark nõu pidada enda perearstiga või pöörduda näiteks reisinõustamise kabinetti. Vaktsineerida tuleks igal juhul, sest haigused ei tunne riigipiire. Eestiks me ei ole isoleeritud saar ja inimesed reisivad ju kõikidesse maailmajagudesse ja vaktsineerimise seis kogu maailmas on väga-väga erinev, et leetreid liikumas nii Euroopa riikides kui Ameerikas hepatiiti Eestis ammu juba lastel ei näe ja ei mõtle, aga Aasias on seda väga palju, et Eesti inimesed reisivad aktiivselt ja ma arvan küll, et oleks hea, kui suvepuhkuse reisidele minnes ikkagi oleksid lapsed kaitstud vajalike haiguste vastu.